Täna kavatsen ma osta kõige surmavamaid mereelukaid tumedast veebist. Alates haidest kuni mürgiste kivikaladeni, koletisangerjateni, päriselust tulnukateni ja paljude teiste hullumeelsete loomadeni, mis võtavad sind sõnatuks. Ja minu missioon on hoida neid kõiki oma uute lemmikloomadena. Jah, see pole ilmselt hea mõte, aga kui me seda juba teeme, siis on meil vaja kohta, kuhu kõik need mereloomad panna ja sellepärast muutsime oma garaaži tohutuks kalatoaks, mis on täis igasuguseid akvaariume. Ja nüüd ongi ainus asi, mis veel teha, täita see tuba kõige hullumeelsemate soolase vee loomadega, mida me tumedast veebist leiame. Ja noh, me oleme juba oma esimese paki kätte saanud. Näite, ma tellisin selle kasti umbes nädal tagasi ja ainus asi, mida veebileht ütles, oli see, et tegemist on päris elust tulnukaga, aga see ei öelnud, mis see täpselt on. Nii et ma arvan, et ainus viis teada saada on see lahti teha. Issand, ma olen nii närvis. Oh, ma näen kotti. Okei, meid ei petetud. Mis asi see veel on? Oh, issand. Okei, nad ei valetanud, kui ütlesid, et see on tulnukas. See näeb nii õudne välja. Mul pole õrna aimugi, mis see on. Oh, see on nii limane. Oh, issand, see on nagu suur plenn. Mis asi see on, kutid? Oodake, siin on veel üks kott sees. Ei ole võimalik, vaadake seda. Siin on veel üks, aga see on täiesti must. Oota, miks nad mulle 2 saatsid? Ma tellisin ainult 1. Ma ei kurda muidugi, need asjad on tõesti lahedad. Oota korraks, siin on kaasas ka märkus. Äkki see ütleb mulle, mis need asjad õigupoolest on. Naudi oma uusi lemmiktulnukaid. See ongi kõik. See ongi kõik, mis seal kirjas on. Noh, teadmata, mis need on, otsustasin ma need lihtsalt akvaariumisse panna. Ja te ei suuda mind veenda, et need pole tulnukad. Vaadake lihtsalt, kuidas nad liiguvad. Aga nii hull, kui see esimene pakka oli, peame me palju rohkem ostma, kui tahame terve selle toa täis saada. Ja kuna me ostame neid tumeveebist, ei saa kunagi teada, kas meid petetakse või kas need mereloomad üldse elus kohale jõuavad. Nii, ma just tegin veel 2 tellimust pimedast veebist. Üks on salapärase angerja jaoks, mis võib kasvada kuni 2 meetri pikkuseks ja teine on haruldaste mereloomade üllatuskast. Ma ei tea, kui haruldased need mereloomad olema saavad, aga arvestades, et kast maksis $1000, on need ilmselt midagi sellist, mida me pole kunagi varem näinud. Ja pärast vaid mõne päevast ootamist sain ma ühe paki kätte. Kuulge, ma olen üsna kindel, et see on see üllatuskast. Ausalt öeldes ma ei arvanud, et see kohale jõuab, aga näe, jõudis ja see on raske. Oh, issand, ma näen hunnikud kalukutid. Vau, vaadake seda. Sellel on ohukleebis peal. See on ikka päris hull välimusega kala. Ma pole kunagi midagi sellist näinud, aga ilmselt on ta ohtlik, nii et peame olema väga ettevaatlikud. Panin kiiresti kindad kätte ja mul õnnestus ta kotist välja saada. Ja lähemal vaatlusel sain aru, et see kala oli mürgine ja tal olid kogu keha uratuses üliteravad ogad. Okei, see on natuke hirmutav. Loodetavasti ülejäänud kalad siin ei ole ohtlikud. Oota, ma arvan, et ma tean, mis see on. Ei ole võimalik, vaadake seda. Meil on siin väike ogakala. Ma arvan tegelikult, et seda nimetatakse ogakalaks ja nad kasvavad väga suureks, aga see tegelane on alles väike beebi. Pärast seda oli kastis jäänud ainult 1 kott ja selle sees oli kaugelt kõige hullumeelsem kala, mida ma kunagi näinud olen. Oh issand, teate, ma arvan, et sellel kalal on jalad. Ma ei lähe hulluks, eks. Sellel tegelasel on päriselt jalad. See näeb välja nagu krabi oleks kalaga lapse saanud. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Ma otsustasin välja uurida, mis asi see on. Nii et ma otsisin internetist kalu, kellel on jalad ja loomulikult leidsin selle. Seda nimetatakse merikukeks. Ja erinevalt teistest kaladest, kellel on jalad ja kes kasutavad neid maal kõndimiseks, kasutab merikukk oma jalgu ookeani põhjas kõndimiseks. Täpselt nagu ta tegi siis, kui ma ta akvaariumisse panin. See on kaugelt kõige lahedam kala, mida ma kunagi näinud olen. Ja nüüd on ta meie lemmikloom. Aga teate mis, kutid? Ma just meenutasin, et meil on see salapärane angerja kast tulemas. Ja see peaks iga hetk kohal olema. Umbes tunni aja pärast sain ma lõpuks paki kätte, aga kui ma selle avasin, sain aru, et kott oli katki läinud. Mis tähendab, et mis iganes siin sees on, tal pole ilmselt enam palju aega jäänud. Kas ta on veel elus? Pole võimalik! Kuulge, ta liigub ikka veel. Kui hull see on? Ta polnud isegi kotis ega olnud vett, aga kuidagi on ta ikka veel elus. Okei, paneme ta kiiresti akvaariumisse enne, kui ta sureb. Noh, aeglaselt, aga kindlalt täituvad akvaariumid, kuid meil on veel palju teha. Hakkasin ostma üha rohkem pakke tumeveebist. Sealhulgas tulnukakala müsteeriumi kasti, mis maksab $500 ja surmava koorikloomade kasti. Jah, ma ei ole kindel, mida see tähendab, aga loomad, keda nad ütlesid, et siin sees võivad olla, näevad hullud välja, nii et ma pidin selle ostma. Olgu sõbrad, umbes nädal on möödas ja ma olen mõlemad pakid kätte saanud.
Kõik mereelukad, kelle me seni ostnud oleme, saavad suurepäraselt hakkama, aga nüüd on aeg vaadata, mida me oma kollektsioonile lisame. Oh, ei ole võimalik. Ma arvan, et see on lest, sõbrad. See asi on tohutu. No, see on kindlasti tullukakala, aga ma ei usu, et see on $500 väärt. Nii et ma loodan, et selles kastis on midagi veel palju pöörasemat. Okei, meil on veel üks kala. Vähemalt ma arvan, et see on kala. See näeb sõna otseses mõttes välja nagu pulk, aga see liigub. Oh, see tundub nii imelik. Mis pagan see asi on? Jah, see on siis veel üks müsteeriumkala, mida ma pole kunagi varem näinud. Kui sa tead, mis see on, siis jäta kommentaar alla, aga meil on selles kastis veel 2 kala ja need näevad välja kõige pöörasemad kogu seltskonnast. Oh mees, see kott on raske, kutid. See on kindlasti suurem kala. Oodake korraks, ma arvan, et ma tean, mis see on, kutid. See siin on nimega Ramora ja nende kalade juures on midagi väga erilist. Esmapilgul tunduvad need tüübid üsna tavalised, aga tegelikult kasutavad nad oma pead siin, et haide külge imeda ja siis lihtsalt järgivad neid ringi. Ja kui hai midagi sööb, siis need tüübid söövad kõik ülejäägid ära. See on nii lahe. Ma ei teadnudki, et neid saab lemmikloomadena pidada. Me paneme ta kohe akvaariumisse, aga kõigepealt on üks asi, mida ma olen alati tahtnud proovida. Vaatame, kas ta imeb end mu käe külge. Oh, issand, see on nii hirmus. Vau, ei ole võimalik. Vaata seda. Ma ei suuda uskuda, ta ongi praegu mu käe küljes kinni. Oh, issand, see tunne on nii imelik. Kui ma viimase koti välja võtsin, märkasin ma sees midagi. Ja mis iganes see oli, see polnud normaalne. Vau, vaadake seda, kutid. Kas see on üldse kala? Ma tean, et ma tellisin tulluka kala müsteeriumikasti, aga ma ei oodanud, et saan midagi nii pöörast. Kutid, kust nad neid kalu saavad? Ma pole kunagi midagi sellist näinud. See on siiani kõige ägedam kala, mis me saanud oleme, aga mul on tunne, et siit läheb asi ainult pöörasemaks. Ma tundsin, et oleks õige see tüüp lisada akvaariumisse koos selle teise jalgu omava kalaga. Ja pärast seda oli aeg järgmine kast avada, aga me pidime ettevaatlikud olema. Oo, siin on kaasas märkus. Ettevaatust, palun kandke kogu aeg kindaid. Loomad võivad näpistada, nõelata või Fredile lüüa. Oo, okei, suurepärane. Jah, aitäh hoiatuse eest, Fred. Ükshaaval avasin ma hoolikalt iga kotti ja ausalt öeldes ei leidnud ma midagi eriti ohtlikku. Kuulge, siin on lihtsalt hunnik erinevaid krabisid. Mis selles ohtlikku on? Aga siis märkasin ma põhjust, miks oli nii palju hoiatusi. Oh, issand, kas see on mantiskrevett? Kuulge, ma ei usu, et te mõistate, kui hull see tegelikult on. Ta võib tunduda nagu tavaline väike krevett, aga tegelikult on need tüübid tuntud kui loomariigi kõige tugevama löögiga olendid. Nende löök on nii tugev, et nad võivad isegi sinu akvaariumi klaasi purustada. Oota, siin on veel üks märkus. Mis siin kirjas on? Hoia mantiskreveti kogu aeg plastikkarbis. Muidu ta lõhub su akvaariumi ära. Kas te teete nalja? Kuulge, see on hullumeelne. Okei, sain ta kätte. Rahulikult, sõber. Ai! Oh, sa püha taevas, kas sa said selle peale? Ta lõi mind päriselt sõrme. Õnneks sain ta karpi panna, mille ma panin akvaariumisse. Aga sa tahad kindlasti edasi vaadata, sest varsti juhtub midagi pöörast. Oh, mis meil siin on? Oota korraks. Ma arvan, et ma tean, mis see on. Seda nimetatakse liik-kamm-karbiks. Ja mis nende puhul tõeliselt lahe on see, et kui nende suu on lahti, siis sa näed, kuidas elekter otse läbi selle jookseb. See on lihtsalt uskumatu, mida mõned mereelukad teha suudavad. See on nagu igal ühel neist oleks oma väike supervõime. Ma ei ole kindel, kas ma peaksin seda tegelast käes hoidma. Viime ta parem akvaariumisse. Ja nüüd on meil kastis jäänud veel ainult üks kott. Ja ma arvan tegelikult, et see on erakvähk, aga tal pole kesta. See on nii kurb. Ma pole kunagi varem näinud erakvähki, kellel pole kesta. Aga tead mis? Mul on üks idee. Kui me lihtsalt võtame selle kesta ja paneme selle samasse akvaariumisse erakrahiga, siis on võimalus, et ta läheb sinna sisse. Ja täpselt nii ma tegingi. Ja tal ei näinud kaua aega, et su üles leida ja sisse pugeda ning teha sellest oma uus kodu. Seni oleme ostnud tumeveebist hulga surmavaid mereloomi, aga mul on tunne, et midagi on puudu ja see on hai. Haide hankimine on väga keeruline, kuid õnneks sattusin ma hiljuti veebilehele, kus ühte müüdi. Loomulikult ostsin selle ära. Ja nüüd on aeg see lahti teha, et näha, kas meid peteti või mitte. Oh issand, see on uue Bass Fishing Productionsi kaup. Jah, vabandust. Enne kui vaatame, kas saime hai või mitte, pidin teile teada andma, et meil on uus kaup väljas. Meil on uued T-särgid, uued mütsid, uued pusa ja meie kõige uuem kujundus on see kalakilbi logo. Mulle meeldib see väga. Ja me lisasime kõikidele toodetele ka laste suurused. Kui tahad seda vaadata, mine aadressile bassfishingproductions.shop või lihtsalt klõpsa ekraanil olevale QR-koodile. Aga nüüd, kui see on öeldud, vaatame, kas me tegelikult saime hai kätte. Hakkame pihta. Ma olen nii närvis. Oh issand, ma arvan, et meil on üks kutid. See on väike beebi. Oota hetk, see ei liigu.
Just siin ma märkasin, et beebihai oli surnud. Ma proovisin ausalt kõike, et teda elustada, aga oli lihtsalt liiga hilja. Ma proovisin müüjaga ühendust võtta ja neile teada anda, aga keegi ei vastanud. Paistab, et meid peteti selle video jooksul esimest korda ja kes teab, mitu korda see veel juhtuda võib. Aga see ei takista mind lemmikhai ostmast. Hiljem videos tellin ma veel ühe ja see saab olema palju suurem. Olgu, järgmine kuulutus, mille ma leidsin, on natuke teistsugune. See inimene ütleb, et nad kolivad ja müüvad kogu oma kalakollektsiooni. Nad ei ütle, mis tüüpi kalad need on, aga mainivad, et mõned neist on äärmiselt haruldased ja isegi ohtlikud. Nii et sa juba tead, ma võtsin riski ja ostsin selle ära. Ja vaid mõni päev hiljem jõudis see asi kohale. See on siiani kõige suurem pakk, mille me saanud oleme. Nii et loodetavasti tähendab see, et ka kalad on suured. Ma avasin kasti ja kohe nägin seal hulga kalu, aga üks neist jäi mulle eriti silma. Oh issand, vaadake selle kala suurust. Te teete nalja. See on sõna otseses mõttes suurem kui mu käsi. Ma olin siin tõesti šokis, aga pidin kiiresti tegutsema ja ta akvaariumisse panema, sest kastis oli veel palju kalu. Oh jumal, see on ju lõvikala. Nüüd on see kindlasti see, millest nad rääkisid, kui ütlesid, et üks kaladest on ohtlik. Need tüübid on väga mürgised ja see isend on tõesti suur. Paneme ta kiiresti akvaariumisse enne, kui ta mind nõelab. Uskumatu, siin on ikka veel nii palju kalu. Ma tõmbasin neid üksteise järel välja ning leidsin koernäolise kerakala, suure pantrahaugi ja selle hullumeelse välimusega salapärase kala. Ja pärast seda, kui olin kõik nende uutesse kodudesse pannud, oli kastis veel ainult üks kala. Oh, ja see on kindlasti neist kõigist kõige suurem. Ma arvan, et see on veel üks sebramureen, aga see paneb esimese sebramureeni välja nägema nagu väike beebi. Oh issand, ja vaata tema hammaste suurust. Palun ära hammusta mind. Noh, ma arvan, et võib julgelt öelda, et see akvaarium on nüüd valmis, aga nüüd lähevad asjad palju pöörasemaks. Ja seda sellepärast, et ma sain just 3 pakki veel. Igas kastis on üks juhuslik olend ookeanist ja soolaveeloomi on üle 200 000 erineva liigi. Nii et siin sees võib tõesti olla üks creek miss. Vau, mis see küll on? Oota, see ei ole loom. See on nagu taim või midagi sellist. Kas sa teed nalja? Mind peteti ära või vähemalt nii ma arvasin. Näite, iga looma juurde käib paber, mis ütleb, mis loomaga on tegu. Ja kui ma seda lugesin, ei suutnud ma oma silmi uskuda. Basking starfish. Oota, see on meritäht? Ei ole. Pole võimalik, nad valetavad. Teate mis? Ma näitan teile, milline üks tõeline meritäht välja näeb. See on meritäht. See on ju lihtsalt taim. Oodake nüüd. See liigub. Okei, see võib tõesti olla meritäht. Kuulge, see on hullumeelne. Sellepärast mulle need videod meeldivadki. On nii palju loomi, kelle olemasolust ma isegi ei teadnud ja nüüd on nad meie lemmikloomad. Noh, ma arvan, et ma lähen otsin sellele tegelasele kodu ja siis avame järgmise kasti. Ma ei tea, kuidas see saaks veel hullumeelsemaks minna. Oi, jah, just läkski veel hullemaks. Siin on veel üks meritäht, sõbrad, aga see on hiiglaslik. Oi ei, aga tundub, et tal on siit osa jalast puudu. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga õnneks meritähed kasvatavad oma jalad tagasi. Nii et ma arvan, et temaga saab kõik korda. Kuna see tegelane on nii suur, siis ma arvan, et meil on ainult üks koht, kuhu teda panna ja see on suur akvaarium. Mii sõber, siin sa oled, naudi oma uut kodu. 3 pakist on avatud ja me oleme seni leidnud ainult meritähti, nii et ma ootasin 3. kastist veel üht meritähe, aga selle asemel ei leidnud ma midagi. Selles kastis pole midagi, kutid. Kuidas see võimalik on? See ei saa õige olla. Oota, mis paberil kirjas on? Ei või olla. Meduusid. Oh issand, ma näen neid tõesti. Kui sa vaatad hästi lähedalt, siis siin sees on palju meduuse. Nad on peaaegu nähtamatud. Kuulge, mul pole aimugi, kuhu ma need panen. Nalja tegin, ma tean täpselt, kuhu ma need panen. Just nii, mul on meduuside akvaarium. Kuulge, ma olin selle video jaoks sõna otseses mõttes igat tüüpi mereloomadeks valmis. Ja hea, et ma seda tegin, sest meduusid vajavad ellujäämiseks väga spetsiifilist akvaariumi. Nii et ma arvan, et on jäänud ainult üks asi teha. Viia need tegelased oma uude koju. Vau, see on nii lahe, kuulge. Meil on nüüd päriselt meduusid lemmikloomadeks. Huvitav, mida me veel tumeveebist leiame? Pärast seda sattusin ma tumeveebis veel ühe kuulutuse peale ja see oli seni kõige pöörasem. Ei ole võimalik. Merikuradi üllatuskast. Kuulge, ma armastan merikuradit. Nad on ühed mul lemmikkaladest. Nad on varitsuskütid, kes on maskeerumise meistrid ja nad näevad tõesti välja, nagu oleksid tulnud otse kosmosest. Aga see veebileht näeb nii kahtlane välja. Teate mis, kutid? Ma lihtsalt teen selle ära, ma ostan selle ära. Kuigi see veebileht oli väga kahtlane, sain ma juba 2 päeva pärast tellimuse esitamist paki kätte. Veebilehel oli kirjas, et siin sees võivad olla haruldased merikurat. Nii et ma lihtsalt loodan, et ma ei saanud petta. Oh, issand.
jah, kutid, ma arvan, et meil vedas täiega. Kast oli täis kotte, mis tähendab, et meil on palju merikurad. Ja ma nägin isegi mõnda maailma kõige haruldasemat neist. Aga oli üks probleem. Nad on surnud. Kuulge, kõik merikurad on surnud. Nad ei liigu. Ei, miks see juhtub? Ma olin siin täiesti murtud. Ma mõtlen, et ükski merikurat kastis ei liikunud. Aga siis juhtus see. Oota hetk, kas sa nägid seda? Ma arvan, et see siin just liikus. Palun ütle mulle, et ta on veel elus. Jaa. Ossa püha, ta liigub! Kuulge, ma ei suuda seda uskuda. Okei, me peame ta kiiresti sellest kotist välja saama, tal pole enam palju aega jäänud. Ma panin ta kiiresti anumasse ja kontrollisin kõik kotid veel kord üle. Ja mingi ime läbi leidsin veel 3, kes olid veel elus. Tundub, et meil on kokku 4, sealhulgas 2 rohelist ja 2 punast. Aga kahjuks paar teist merikurat ei jäänud ellu. Aga ma arvan, et see ongi risk, mille võtad, kui tellid midagi pimeveebist. Nüüd oli jäänud ainult üks asi teha. Panna nad uutesse kodudesse ja neid toita. Nende tegelaste söömist on nii põnev vaadata. Nad kasutavad tegelikult seda väikest asja oma pea peal, et kalu ligi meelitada. Ja kuna nad sulanduvad kividega nii hästi, siis kalad ei märka neid. Ja kui kala piisavalt lähedale jõuab, siis käib pauk. Merikurat haarab ja sööb kogu kala ära. Ma võiksin neid tegelasi terve päeva söömas vaadata, aga meil on veel nii palju akvaariume, mis tuleb täita. Ja noh, ma sain just veel 1 paki. Ja selle sees on seni kõige surmavam kala. Sest seal on kivikala, tuntud ka kui maailma kõige mürgisem kala. Ja see on kaugelt kõige suurem, mida ma kunagi näinud olen. Üks torge sellelt tegelaselt oleks surmav ja ma hoian teda praegu käes. Okei, ma ilmselt ei peaks seda tegema. Las ma panen ta akvaariumisse enne, kui midagi halvasti juhtub. Need tegelased ei ole mitte ainult äärmiselt ohtlikud, vaid nad on ka maskeerumise meistrid. Mistõttu 100 inimesed astuvad neile igal aastal kogemata peale. Vaata seda, see näeb tõesti välja nagu kivi. Nüüd, mõned päevad on möödas ja ma sain just veel 2 pakki. Üks on merisiili üllatuskast. Ja teine on kõheda merinälkja üllatuskast. Vaatame, mis me saime. Wow, see on palju võtte. Ja need kõik on merisiilid. Tundub, et meil on ka mitu erinevat liiki. Siin on lilla, oranž ja valge. See on hullumeelne. Pärast kogu kasti läbivaatamist leidsime 6 merisiili, sealhulgas mõned väga suured ja need tegelased, kes nägid väga veidrad välja. Oota, ma just meenutasin, et need tegelased on väga mürgised ja ma hoian praegu umbes 10 neist käes. See ei ole hea. Ma sain nad turvaliselt nende uutesse kodudesse ja avasin järgmise kasti, mis oli täis päris elust tulnukaid. Vau, mis see küll on, kutid? Ma arvan, et see on merikurk, aga see on roosa. Me oleme varem pimedast veebist merikurke ostnud, aga need olid tavalist värvi, nii et see peab olema eriti haruldane. Järgmises kotis leidsin veel 1 roosa merikurgi ja see oli palju suurem, aga siis oli kastis ainult 1 kott veel ja sees oli midagi lausa teiselt planeedilt. Kas see on üldse loom, kutid? Oh, issand, mida ma vaatan? See on üliimelik, kutid. Meil on siin nagu mingi vikerkaare värviline plönn või midagi sellist. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Ausalt öeldes ma ei tea isegi, mida sellega peale hakata. Ma otsustasin need vette panna, et näha, mis juhtub. Ja mõne minuti pärast tuli selle kehast välja tulnukalaadne pea ja see hakkas ringi liikuma. Vau, kutid, see on nii veider. Kui te teate, mis see on, kommenteerige allpool. Aga selle kastiga ongi kõik. Ja nüüd ma arvan, et on aeg tellida palju suuremaid loomi. Ma leidsin hiljuti 1 veebilehe, kus müüdi ookeanist pärit koletiskala $1000 eest. Nii et ma võtsin riski ja ostsin neid 2. Ja noh, vaadake, mis just kohale jõudis. Ma olen nii närvis. Ma tõesti loodan, et siin sees on mõned haid. Ma avasin aeglaselt kasti ja kahjuks ei näinud ma ühtegi haid, kuid ma märkasin midagi veelgi pöörasemat. Oota hetk, kas need on draakonangerjad? Oh issand, need on tohutud! Kuulge, draakonangerjad on sõna otseses mõttes maailma kõige haruldasemad ja kallimad angerjad. Nad on oma nime saanud selle järgi, et nad näevad välja täpselt nagu draakonid ja need siin on kindlasti kõige suuremad, mida ma kunagi näinud olen. Tavaliselt ei karda ma midagi kätte võtta, aga need tüübid panevad mind närveerima. Neil on väga teravad hambad ja nad on tuntud oma agressiivsuse poolest. Seega peame olema eriti ettevaatlikud, kui me nad akvaariumisse paneme. Nii, saimegi hakkama. Okei, väiksem on käes, kutid. Ja vaadake neid hambaid. See on nii hirmus. Issand, ta üritab mind hammustada. Nii, nüüd läks. Vaadake seda. Ta läks otse kivide vahele. Kuulge, see akvaarium on nende jaoks ideaalne. Siin on palju koopaid ja torusid, kuhu nad saavad teitu pugeda. Hästi, lähme toome suurema ära. Nii, olemas. Oh issand, vaadake seda. Ta murrab mu kaela ära. Ta on nii suur.
Nad on küll hirmuäratavad, aga tõesti ilusad, kuid see pole ikka veel hai. Ma arvan, et proovime veel korra. Okei, kiirelt enne kui proovime seda haid osta, tulin siia Mantis kreveti vaatama ja see on kadunud. Seda pole enam anumas. Oh issand, ma arvan, et ta lõi sinna augu sisse. Okei, tundub, et pean minema uue anuma ostma, aga kõigepealt proovime seda haid osta. Kogu selle video jaoks pimeveebis otsides nägin pidevalt ühte veebilehte, mis väitis, et müüb haid, aga see leht oli tõeline kahtlane koht. Ma mõtlen, seal polnud pilte ega infot, aga ma arvan, et peame selle ära tegema. Meil pole muud valikut. Pärast ostmist ootasin üle nädala ja haist polnud mingit märki. Ausalt öeldes hakkasin juba lootust kaotama, aga siis juhtus see. Ma sain just paki ja ma arvan, et see ongi hai. Ole nüüd, palun ole siin sees, meil on haid vaja. Oh, issand! Ma arvan, et me saime ühe. Vaadake seda, kutid. Uskumatu! Meil ongi nüüd lemmikloomhai. Ma ei suuda seda uskuda, kutid. Ja see on päris suur. Mul pole aimugi, mis tüüpi hai see on. Kui sina tead, siis kirjuta kommentaaridesse. Aga ma arvan, et mul on sellele kutile ideaalne koht olemas. Vaata, kui ma seda videot planeerisin, ostsin ma selle akvaariumi just nimelt haile. Nii et ilma pikema jututa paneme ta tema uude koju. Lähebki. Oh, issand, ta näeb seal nii hea välja. Noh, ma arvan, et nüüd on meie kalatuba valmis. Iga akvaarium on täidetud hullude mereelukatega, mille me tellisime pimeveebist. Aga kui sul on mõni muu loom, kelle peaksime järgmisena ostma, siis kirjuta see alla kommentaaridesse ja me teeme teise osa. Ja kindlasti vaata uut merchi aadressil basefishingproductions.shop. Näeme järgmises videos. Tšau!